Ja loomulikult unehäired. Jaa, See et on julgevad lastel. magama Jaa. minna või Või nad näevad. räägivad, et ma ei tea, keegi on mu... siin ma ütlen päriselt ära, et kui su laps tuleb, ütleb sulle, et ma ei tea, mul on kapis keegi või mul on Voodi all keegi või keegi tuleb ja näpib mind, siis palun vanemad, emad, isad, onud, tädid, vanemad, vanaisad, no mida iganes, palun usaldage ja palun uskuge lapsi. Ja, sest et ma tean, et lastel on ja väga elav fantaasia, aga no päris sihukeste asjade kohta ikka nagu, et et nad ise saavad öösel magada ja kõik, et see on juba sihuke, et nagu võiks nagu kontrollida. Ja. Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Moms podcast. Nii, nagu näha, siis meil on täna päris huvitav teema. Yes. Et ma esitan siis kohe siia küsimuse, kohe siin alguses, et kas ka teil on olnud nähtamatuid sõpru? Me just enne arutasime. Jaa, muideks arutasime, jaa. Ja mina ütlen ausa, mina ei mäleta. Ma reaalselt ei mäleta. Ma ütlen ausalt, mul on nagu mingi faint memory, et mul ikka midagi vist nagu oli, aga kuskil see mingi 3., 4. eluaastal, et siis ma mäletan väga hästi, et ma nagu mängisin kellegagi. Aga nagu that's about it. Ja nagu alati, ennem kui me suundume siis täisväärtuslikult meie tänase teema juurde, siis likeige, subscribe'ige meid YouTube'is, kuulake meid Spotify's ja followge meid Instagramis ja TikTok'is Your Spiritual Moms podcast ja muidugi Patreon! Meie Patreon, kogunege juba vaikselt sinna, me ei ole väga palju lisanud sinna. Aga meil tuleb. Me vaikselt tuleb. Põhiline on juba see, et see on olemas. Täpselt. Et meil lihtsalt oli natukene equipmenti vaja muretseda. Ja Helis on see, kes alati tehnika poolega tegeleb. Ja, mina olen see, kes tehnika poolega tegeleb, nii et meil läks natukene aega. Disclaimer! Your Spiritual Moms podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Nii. Tänaseks teemaks on meil siis lapsed ja nende nähtamatud sõbrad. Et without further ado, alustame. Lapsed ja nende nähtamatud sõbrad, millal muretseda? Laps ei suuda eristada fantaasiat reaalsusest ka pärast 8. või 9. eluaastat. Sõber käsib last või teisi kahjustada, on pidevalt hirmutav / agressiivne. Laps tõmbub täielikult päris sõpradest eemale ja suhtleb ainult nähtamatuga. Kaasneb muu käitumise muutus, unehäired, tugev ärevus, hallutsinatsioonid. Siin ma toon kohe ilusa näite. Kui on need, ja see ei ole ainult nagu lastega seotud, aga ka tiinekad ja ka täiskasvanud on need, kes mängivad arvutimänge. Ja nende jaoks muutub täitsa reaalseks maailmaks. Ja nad nagu, elavadki vaata selle nimel on ju ja kõike. Nii. No igastahes see, et ka kuidas nad käsivad olla agressiivsed või teha halba või käituda halvasti, vaata. On ka, vaata, väga paljud vanemad on lähevad lapsega psühholoogide ja asjade juurde, vaata. Mu laps oli jumala normaalne ja siis järsku, ma ei tea, lihtsalt lööb teisi. Ja nagu järsku sihukene see muudatus on. Järsku muudatus, vaata, tekib. Ja loomulikult unehäired. Jaa, et julgevad magama minna või nad räägivad, et ma ei tea, keegi on mu... siin ma ütlen päriselt ära, et
kui su laps tuleb, ütleb sulle, et ma ei tea, mul on kapis keegi või mul on Voodi all keegi või keegi tuleb ja näpib mind, siis palun vanemad, emad, isad, onud, tädid, vanemad, vanaisad, no mida iganes, palun usaldage ja palun uskuge lapsi. Ja, sest et ma tean, et lastel on ja väga elav fantaasia, aga no päris sihukeste asjade kohta ikka nagu, et noh, et nad ise saavad öösel magada ja kõik, et see on juba sihuke, et nagu võiks nagu kontrollida. Ja kui sa ise ei oska, siis on olemas inimesi, kes saavad sellega aidata. Tulevad aitavad. Ma ise olen ka samamoodi käinud, kus mul on ka nagu on kutsutud, et lapsi maga hästi keegi häirib. Ma lähen sinna, ma teen mingisuguse kodupuhastuse, mis iganes. Kui on vaja karmimaid asju teha, siis ma teen ka karmimaid asju, that's it, vaata. Ja laps saab magada ja puhata, sest vaata, see ongi see, et lapsed on ülitundlikud. On küll, ja. Tegelikult lapsed on ülitundlikud. No see on ju sama, vaata, et osad lapsed ju kuni mingi teatud vanuseni mäletavad oma eelmist elu. Nad mäletavad, mis majas nad elasid, nad mäletavad oma vanemate nimesid, et lapsed näevad asju, mida täiskasvanud ei näe. No mu vanem tütar ju, kui ta oli selline 2-3-ne, ta oli obsessed kirikutest. Täiesti obsessed kirikutest. Ja see oli ka väga tihti, oli see, ma elasin siin, ma elasin seal sellised mingid, ma ei mäleta, mis nad olid nagu mingid kollast värvi majad või midagi, kogu aeg oli kollast värvi majad, oli see, et ta elas sellises majas. Siis sa kuulad, vaata, ja siis samamoodi oli ka, ma mäletan, siis kui me kolisime esimest korda Eestist ära ja siis ka nagu laps räägib, et kapis on keegi, vaata. Käib kapis, aga see ei olnud nagu hirmutav või midagi tema jaoks, vaata, vaid ta oli niimoodi, et ta tegi nalja, vaata, ta läks kappi, tõmbas kapi uksed kinni, uuesti välja, vaata, käis niimoodi. Aga siis, kui ta nagu vanemaks sai, ma ei mäleta, mis ta oli äkki mingi 5-6-ne, siis oli see, kus ta hakkas nagu imelikult käituma, nagu vastu rääkima ja selline, siis ühel hetkel oli ka, ma nagu küsisin ma tütre käest siis, et miks sa nagu käitud niimoodi, et nagu mis juhtus, vaata, ja siis ta ütleb, et ema käseb niimoodi teha. Sa oled rääkinud. Ja ma olen rääkinud, aga seal oligi see, et mulle ta ütles kogu aeg emme. Ja siis ütleb, et ema käseb niimoodi teha ja käituda halvasti ja kõik. Ja siis ma olin nagu, et mina olen selles elus sinu emme. Et palun kuula mind, mitte kedagi teist. Et that's a little bit like see on natukene creepy nagu. No, mul endal oli ka, kuigi see on minu teema, ma tean neid asju, aga ikkagi oli nagu mingi, et ema käseb nii teha, ema käseb nii öelda. Sest mulle ühe pojal oli ka see, et kus ta oli ka mingis vanuses, ta rääkis oma eelmisest elust. Aga ma nüüd enam ei mäleta, vaata seda, et mis täpselt nagu... Ja üldse nagu mingid vaata sellist infokillud, näiteks mis mul vanemal tütrel veel on üks asi, mis oli, ma ei tea, ta võis olla 7-8 äkki. Ja tema jaoks oli väga hirmutav see, et ta vananeb. Ta oli täielikult, tal on praegu ka, tal on need skincare'id asjad ja see on sealt nagu tulnud kaasa, et see, et vananeda on nii halb, et sul tekivad kortsud asjad ja see ongi nagu hakkad nagu vaatama, et okei, et kes ta nagu eelmist eludes vaata oli ja mis sealt nagu tuleb, et samamoodi nagu, et pange nagu tähele, mida lapsed ütlevad sellepärast, et sa paned nagu ühel hetkel need killud kokku ja saad aru mingi, et wow, okei. Nii, esoteeriline vaade, number 1, kaitseinglid, vaimujuhid. Mõnedes New Age ja kristlikes ringkondades arvatakse, et väikesed lapsed jutumärkides näevad veel vaimuolendeid, kuna nende jutumärkides 3. silm pole ühiskonna poolt kinni surutud, vanusega see võime kaob. Ja selle koha pealt ma reaalselt, see on asi, mida ma tegelikult päriselt nagu usun ja nagu leian, et on nagu täiesti tõsi, et see ongi see, et lapsed ei ole veel nagu nad ei ole kinni pandud. Ja nad ei ole kinni pandud ja see ühiskond ja see kõik ei ole neid veel nagu täielikult ära sakkinud, et nad päriselt, nad näevadki neid asju, mida meie kui täiskasvanud inimesed ei näe, vaata. Et samamoodi on ka need kaitseloomad, vaata. Ja, täpselt. Et lapsed näevad. Et aga see ongi see, et nagu, aga osadel täiskasvanutel on see kinni ja see vabaneb uuesti või see jääbki forever kinni, vaata.
Nii, number 2, eelmiste elude mäletamine. Laps kirjeldab jutumärkides sõpra detailidega, mis viitavad justkui päris inimesele. Majas olevad vaimud, folklooris on lugusid, kus jutumärkides nähtamatus sõber teab asju, mida laps ei saaks teada. Näiteks maja esimeste elanike nimesid. See on päris minu jaoks päris lahe vaata. See on see, vaata, kuidas sa nagu suhtud sellesse. Et kas sa suhtud sellesse, et okei, vau, vaata, nagu huviga ja sa ei karda, sest et see on ka see, et kui sina kardad, siis tegelikult sa projekteerid seda hirmu ka lapsele. Ja täpselt. Laps ei julge enam tulla. Ja ta ei julge tulla enam su juurde rääkima, pluss on see ka, et ta on nagu hakkab ise ka endale vaata süvendama juba seda mingid, et need asjad, mida ma näen, ei ole tõsi või et noh, ja see ongi see, et kus lapsel see algabki siis see kinni minemise see hetk vaata, et et emme või issi kardavad või nad ei usu mind või ja vaata see nagu ja see süveneb ja see mõjutab vaata. No, number 3, Eesti pärimus, maahaldjad, hoidjad, saab olnud halb, kui laps mängis haldjaga, kui haldjas oli sõbralik, kardeti kurja, kes lapse ära vahetab. Sellest jutumärkides vahetatud lapse muistendid. See on see changeling. Changeling, No ma üldse imest, et Eestis on tegelikult... Eestis on tegelikult. Me mõtleme eestlastena, et meil ei ole mingisuguseid selliseid asju. Tegelikult meil on megalt seda folkloori või seda vaata. Et noh, on ju, sul on need Kalev on ju, siis sul on ju kõik need vetevanad ja haldjad ja meil on kõik. Meil on majahoidjad, majavaimud, nagu you name it. Ja siis ma olen mingi, et eestlane on kristlik rahvas. Ei. Meil on mega palju ja nagu igasugust seda folkloori, et just on tegelikult väga huvitav kuulda seda folkloori või siukest nagu vanarahva tarkust vanematelt inimestelt, vanaemadelt, vanemasõbrannadelt, kelleltki vaatas. Neil on nagu naljakal kombel, neil on lugusid, mida rääkida siukestel teemadel. Erinevate religioonide seisukohad, kristlus, ametlik seisukoht puudub, osad näevad kaitsingleid, osad hoiatavad teemonite eest ja soovitavad palvetada, kui sõber on kuri. Ja see palvetamine, siin sa saad rääkida seda... Ühesõnaga, rääkides siis sellest palvetamisest, et see ei ole küll nagu nähtamatu sõber või nii, aga mul on tütrel on vahepeal unenäod, kus siis ta näeb ühte teatud kuju. Meie kutsume teda Jackassiks. Ja ta ilmub tema unenägudesse, aga kuna ma öelda, et ta on kristlane, siis ta rääkis ka mulle seda, sest ma olen ka näinud teda unenägudes ja kõike. Ja ma ütlesin ka talle, et kuule, et aga palveta või nagu loe piiblit. Et pane see piibel endale voodi kõrvale, vaata, loe piiblit. Ja tegi, ta proovis, it worked. Kuniks nüüd hiljuti ta ütles, et ta oli jälle munenäos. Ja mu esimene küsimus oli see, et millal sa viimati piiblit lugesid? Ise ma olen jammu lugenud. Ma olen mingi, et aga nüüd on aeg hakata lugema uuesti. Ja see ongi see, vaata, mis kellegile sobib, kes mida usub. Kuna tema on kristlane, ta usub seda, siis see toimib talle. Mis ongi, vaata. Et see ongi, et sa leiad nagu enda jaoks selle oma mingisuguse rituaali või mingi traditsiooni, mida sa teed, mis on sinu jaoks kaitse nagu aga see ongi, vaata, tema jaoks see ongi, vaata, selles suhtes, et ta usub seda samamoodi nagu mina ei pirks, me usume universumis, ma usun, et kõik asjad juhtuvad põhjusega, siis on ka see, et meie nagu ammutame seda jõudu sellest universumist. Et kõik see light and dark, kõik see teema. Ja, täpselt. Me ei karda, vaata. See on see, minge vaadake meie TikTokis ja mujal on see 13 küsimust. Et seal on sama, nagu me ei karda selliseid tegelasi, sest me näeme igasugust asju, meie kodus toimub igast asju, väljaspool kodu toimub igasugust asju. Põhimõtteliselt iga kord, kui uksest välja astus, siis nagu... Midagi toimub. Nagu keegi tuleb ma ei tea, nagu energeetiliselt nagu katsub sind või sa oled lihtsalt nagu mingi, kas sa tahad surma saada? Ja, kusjuures see on nii naljakas, et isegi kui vaatad, käin tööl, siis mul on nagu see, et kui ma olen tööl, ma ei ole nagu see,
ja töö juures on ka, ma ei saa enam rahulikult olla. Saad aru, see on läinud intensiivsemaks, kui ma alustasin nüüd uues töökohas tööd. Mitte midagi ei toimunud, saad aru, täielik null reaktsiooni. Mul on nagu vastupidi praegu, mis on ülimeelik, et kui ma läksin oma praegusesse nagu asukohta tööle vaata, siis naljakas on siuke vanem maja, ma pidevalt silmanurgast ma nägin midagi. Nagu pidevalt esimesed midagi toimus alati. Ja mul sai nüüd vist 2 aastat aprillis seal ja seda oli naljakal kombel on see, et ma ei tea, kas ma olen nii ära harjunud, aga ma ei näe enam. Aga nagu kui sa tunnetad ka nagu kõik kuskil nad on omas nurgas. Nad ei häiri. Nad ei häiri. Enne mul oli ikka tundsid, et keegi nagu jooksis mingi jalgade eest mööda või sa nägid nagu silmanurgast, keegi liigub, kui ikkagi sa teadsid, et sa oled reaalselt üksinda. Ja siis sa oled nagu mingi, what the hell, ma mõtlesin, keegi tuli uksest sisse. Aga sa vaatad, mitte kedagi ei ole. Aga nüüd on nagu see, et kuidagi ma ei tea, ei ole vaata. Mitte ma nagu kutsuks. See on see, et sa ei ole enam nende jaoks huvitav, sest praegu on sama, ma olen selles uues töökohas olnud nagu, ma ei ole, issand, 6 aega äkki. Ja siis on ka nagu, vaata, sa oled see, et ma näen neid, ma tunnen neid ja nad tunnevad huvi, vaata. Kui kaugele ma võin minna, sest vahepeal on ka, ma teen tööd ja siis järsku ma tunnen nagu keegi vaatab mind, keegi on ukse juures. Ja siis ma keeran ümber ja mul on nagu, et ja siis kuuled nagu see, kuidas see naer või see nagu laste see lapsed. See naer ja siis ma olen nagu mingi see naermine, arvestades, kes meil siin kodus on see, on ju, siis mulle ei meeldi naermine. Mulle ei meeldi ka see naermine. Nagu hingedepoolne naermine, mulle ei meeldi, kui tavainimene naerab ju. Aga nagu just see hingedepoolne, et see minu jaoks, ma ei tea miks, aga see on kuidagi nii kriipi ja see on niisugune, et see käib sul nagu luudest läbi. Ja teine on veel niisugune nagu vilistamine. See on ka niisugune nagu, või mingi ümisemine või vaata niisugused nagu helid, et muidu nagu kui inimene teeb. Kui tavainimene teeb. Mul on jumala savi, vaata. Aga hingede poolt on see, et sa kuuled seda kuskilt nagu kodus või ükskõik kus sa oled ja sa oled mingi täiesti peke. See on see, ma ei karda nagu, aga see on see, mis paneb mind nagu võpatama, vehmatama. Sest et ma olen nagu mingi, oh my god, ja siis ma olen nagu mingi, mida iganes, vaata. Aga nagu, ja mingid asjad on veits, vaata, siuksed nagu. On nagu, ei. Budism ja hinduism. Laps võib mäletada eelmiseid elusid või suhelda teebade vaimudega. Oluline on, kas see tekitab kannatusi või mitte. Šamanism. Lapsed on maailmade vahel kuni 7. eluaasta. Ja see on see, mis vaata ka rääkisin, et tavaliselt ongi lapsed on kuni 7. eluaastani ema energias. Nii kui nad saavad nagu 7, siis nad lähevad kas nagu koheselt või hakkab mõidi vaikselt ära minema. Minu vanem tütar oli reaalselt, ta sai 7 oma sünnipäeval, that's it, läinud. Ta oli nagu otseselt, arvestades ka, et elude numbrid, I understand nagu, aga see oli nii imelik. Reaalselt ma tundsin, kuidas ta oleks astunud seest välja. Et noorem tütar on see, kes on täiesti veel nagu, ta on nii kinni ja ma ei usu, et see peale 7. kohe minema jalutab nagu. Reaalselt ei usu. Et kõik need eelnevad 3 nagu on täiesti see, et nagu, mis on ka minu nagu põhimõtted või need, et kuidagi, et sest ongi, mida rohkem sa ise nagu huvitud ja uurid, seda rohkem sa tegelikult saad oma last või oma lapsi tegelikult aidata ja ka mõista ja rääkida nendega, et nad ei ole imelikud, kui nad näevad või tunnevad rohkem kui mingi teine. Ja see on täiesti okei, vaata, et nad näevadki rohkem, nad tunnetavadki rohkem, vaata, et sest, et meil kui täiskasvanud inimestel tegelikult ma räägin, meil on nii palju seda igapäeva muud pläusti, et see sööb ära, isegi kui sa tunnetad midagi, see sööb ära selle nagu kusjuures vahepeal unustan ise ka mul on sama ja just kuidagi poole sisemise pere ja mingi kuidagi nagu see väline müra on nii. Sest ma saan öelda ka, et mul ei ole nagu, mis ma nüüd olen, ma olen suht lühemat aega olnud sellel teel, aga ma räägin sulle, et viimased 2 kuud on esimest korda, kus ma päriselt I'm exhausted, et ma nagu mul ei ole nagu ma reaalselt ma olen lülitanud välja kõik kuidagi nagu ja I don't like it. Nagu I don't like it at all nagu, et
aga kuna nii palju on toimunud nagu, siis kuidagi vabadel hetkedel proovin ikka natukene vaata, mis mu loomad teevad, täna käisime ka poes, vaata, me ostsime mulle nagu süüa, on ju, siia nagu pikemaks ajaks, sest et ma ei kavatse kodust lahkuda mingi mitu päeva. Siis ma ostsingi oma kõik mu pere nagu valis ise endale nagu toidu välja. Midagi mõnus. Ja, täpselt. Et just, et nagu neid ka veits vaata poputada, samamoodi mu loomad nagu meil just täna oli ka, kus me rääkisime nagu kaitseloomadest, et meil mõned on nagu ära, päris nagu suur rühm on ära, vaata, ja siis meil oli ka, et tegelikult peaks nagu tagasi kutsuma mõned, vaata. Et ka nagu... Nad on missioonil. Nad teevad oma missiooni, aga siis tunnedki nagu ise ka, et kuidagi nagu igatsus on. Ja, osa on puudu. Nagu, et sisemine pere on, vaata, kuidagi lömmis. Sest et tegelikult nendega oli ka, et need, kes missioonil on praegu, on täpselt see, et nagu nii naljakas on see, et kuna neid on nii palju, siis kuidagi nagu vahepeal tunned, et kuidagi nii palju ruumi on nagu. See on imelik või nagu see, et kuidagi sa oled nagu voodis või kuskil, siis nad nagu ei ole nagu nii lähedal ja siis nagu see hästi-hästi huvitav. Teistmoodi täielikult. Et üldse see juuni on ka kaootiline kuu on see. Ma reaalselt, ma ei saa aru juunist. See kuu on täielik kaos. What the hell? Nagu jälle üks küsimus, et palun, nagu, kes me videosid vaatate ja kes meid Spotify's kuulake, palun kirjutage meile kommentaaridesse. Nagu kuidas teie juunikuu on? Kas teie, nagu lihtsalt kas ta on sama kaootiline? Lihtsalt üks sõna, kaootiline, mingi, ei ole kaootiline, whatever, lihtsalt nagu, sest me tahame päriselt teada, et kas me oleme ainsad, kuigi ma tean, et me ei ole. Sest et ma olen kurtnud seda päris paljudele inimestele ja ma saan alati sama vastuse. Kaootiline. Nii et ma tean, et everybody who's out there, palun kirjutage, nagu me julgustame alati kirjutama, palun, et nagu kommentaarides kuhu iganes. Et be brave, kirjutage, mis asja. Huvitavad faktid on, et geeniuslapsed Mozartil oli jutumärkades siis härra von Schachen. Frida Kahlol oli siis jutumärkis nähtamatu sõbranna, kes kasvas tema kõhust, mis on ka tegelikult nii crazy, aga kui ma ka lugesin seda, siis tal on mega paljude maalidel on nagu kujutatud kõhtu või nagu seda. Et seal on nagu, see näeb välja nagu seal oleks nagu beebi. Et see on nagu hästi huvitav, et kui ma käisin ka, ma ei mäleta, kus ma käisin, aga ma käisin ta nagu kunsti ka nagu mingis riigis, vaata, tal oli see näitus, siis väga, väga palju tal on seda ja see on nii huvitav, et nagu ma kuidagi hakkasin vaatama mingi, et okei, et panid nagu kokku vaata. Ja kas ongi, sa panedki kokku, et näiteks Mozartil ka vaata see muusika ja kõik, et lapsed ka, et sa nagu ühel hetkel avastad, et su lapsele meeldib midagi teha. Et hakkab järsku klaverit näiteks mängima või järsku maalima ja sa vaatad nagu, wow, niimoodi maalidki. Et samamoodi neil on juhendajad, kes juhendavad. Ja olgu see siis nähtamatu sõber. Jah. Vahet ei ole. Mis vahet seal on? Et tegelikult need on täiega laed. Siis on kuninglikud nähtamatud sõbrad. Kuninganna Victoria tütar Beatrice mängis 8 aastat jutumärkides kindraliga, kellega pidas sõjanõu. Õukond pidi kindralile eraldi toitu serveerima. See on juba next level, vaata. Kus tõesti nagu ka väljaspoolt inimesed tulevad lapse fantaasiaga nagu kaasa vaata. Et see ei ole enam lihtsalt mingi, et ma siin pean kellegiga nõu või mida iganes, vaid ka teised on sinna sisse kaasatud. See episood on nagu mega lühikene, aga lihtsalt, et rääkida ja natukene ka seda, et nagu lastest ja nende nähtamatutest sõpradest, sellepärast, et kuidagi on jäänud kõrvu nii mulle kui Pirksile, et kui ka meil tuttavad, kellel on lapsed ja tuleb nagu jutu teemaks või see TikTokis või Instagramis kuskil näed, siis tegelikult väga palju on see, et kus nagu ongi, et sul ei ole midagi voodi all või mingi, et mis asja nagu. Aga igastahes, mis on nagu teine pool tegelikult ka, mida vanemad teevad, on see hirmutamistaktika, et
voodi all on keegi või kommionu on kuskil, vaata, või mis seal veel mingid, need on mingid, tuleb ja röövib su ära, vaata. Jaa, hirmutamislood, jaa, nagu. Aga see on ka jälle, et tegelikult sa mõjutad last psühholoogiliselt ja vaimselt. Laps hakkabki reaalselt kartma. Palun ärge kasutage seda hirmutamistaktikat. Samamoodi, kui su laps usaldab sind nii palju, et ta tuleb sulle ütlema, et ta tunneb midagi, ta näeb midagi, siis palun lihtsalt kuulad ära. Isegi kui sa ei usu seda. Lihtsalt kuula ära. Muidu tulevikus su laps ei julge sulle tulla mitte midagi ütlema. Et kui ta ei saa juba sellist asja avada, et ta on tundlikum, sest et mis teil tuleb nagu meelde jätta täiskasvanud inimestel on see, et lapsed tunnevad ja kogevad rohkem. Sest et minul on sama olnud väiksena, et kui mäletan seda, ma ei mäleta nagu nähtamatut sõpru ega kedagi, aga ma mäletan, kui ma hakkasin vanaisa nägema. Ma olin mingi 10-11, kui mu vanaisa suri. Ja kui ma hakkasin teda nägema ja ma läksin ka oma nagu kasuemale ütlema, et ma näen oma vanaisa vaata ja kuulen seda, kuidas ta kepiga käib, kolin, vaata. Ja samamoodi mu papal olid need pikad küüned, vaata, ja siis ma tundsin ka seda nagu enda kehal, vaata, kuidas ta nagu käis ja puudutas mind. Ja siis mu kasuema oli ka mingi, et ei, et ta on ju surnud ja ta. Ja mina läksin kinni, ma julgenudki enam mitte midagi rääkida. Kui ma nägin, sest et ma olen nagu lapsepõlves mega palju tegelikult matustega käinud. Mind on niimoodi ma käisin ka, veetud matustega, vaata. Kunagi oli see teema, et lapsed, vaata, et igale poole mingid vanatädid, tädid, mingid tädid, isegi keda sa ei tead, sa pole kunagi näinud matustega. Ja ma olen käinud mega ja sa näed neid nagu hingi, vaata. Ja sa ei saa rääkida kellelegi, sest et keegi ei usu sind. Ja siis sa oled ka, vaata, et sa paned juba kinni tegelikult. Ja siis täiskasvanu eas, kui sa oled, hea on, kui sul on inimesed, kes nagu samamoodi usuvad ja on ka avatud, vaata, et sa saad jagada. Muidu sa mõtledki, et see toimubki imelik, vaata. Sest et nagu, ma räägin, et ka mina olin ju see, et kunagi nagu panin kinni ja siis mingil tiineka ajal, vaata, hakkas pihta see, kus hakkad nägema asju, kuulma asju, vaata. Ja nagu kõik. Ja algus ka, nagu me ütlesime, et millal hakata muretsema ongi see, et kui see hakkab juba tekitama nagu agressiivsust, juba probleeme, vaata, unehäired, kõik selline, et siis on juba tõesti, et palun otsige abi. Help. Täpselt. Nii et tänane episood väga lühikene selles suhtes, aga taaskord, nagu ma juba ennem ka mainisin, väga tähtis, kõik meie episoodid on ikkagi jutti, et me räägime kõikidest asjadest, mis vähegi võimalik on. Täpselt. Mis on ka see, et lapsed on nähtamatud sõbrad. Aitäh, et kuulasite ja vaatasite meid, likeige, subscribe'ige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis, Your Spiritual Momis ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange meile 5 tärni, me jõuaksime inimesteni, kelleni me veel ei ole jõudnud. Ja muidugi minge ja vaadake meie Patreoni, sest et kohe-kohe varsti on tulemas sinna väiksed videokesed. Meil on plaanis kõik, aga lihtsalt juunikuu, nagu me juba eelnevalt ka mainisime, on olnud väga kaootiline. Tega me pidime juba alustama ju mai lõpus asjadega ja kõike, aga see juunikuu ja mai lõpp on olnud väga lappes, ütlen ausalt, et nii et asjad natuke nihkuvad, aga mitte meie podcasti episoodi. Kohtumiseni järgmises osas. Bye!